kui sealpool piiri. Tere tulemast Valmo Kriisa ja tere tulemast Tanel Tein. Tervist. Kui te muidu vaatasite seda väikest lõigukest armastusest 3 apelsini vastu, kas te kasutate ka samu repliike? Kas on tulnud ette, et see kuidagi on ka teie elust läbi käinud, see 3 apelsini lugu? No ilma selle loota nagu ei saa ju. Minu arust see on nagu vältimatu. No. Kui tuleb ikkagi 3 poolt. No. Ja no need igased, minu arust kogu elu on nagu käibki nende repliikide järgi siin mingi sellest ajast saadik, kui see välja on tulnud. Tanel, mismoodi sina selle uudise vastu võtsid, kui sinu, vabandust küll väga 47-aastane kolleeg Valmo Kriisa siiski otsustas tagasi tulla Tallinna Kalevi ridadesse Eesti kõrgliigas mängida ja näidata, mis puust meest ta ikkagi tegelikult on? Mis sa mõtlesid? Et tore on. Tegelikult elu on ju päris lühike, et miks mitte proovida? Valmo, Jaa. Mis sees on? Kas see sportlik viha heas mõttes on nii tugev sees? No siin oli lihtsalt asjade kokkusattumus ka, et kuna ma seal teises liigas toimetasin, seal oli siuke tunne oli juba päris okei, et sai seal mängudel käidud ja nüüd tuli selline pakkumine nii-öelda, et kas ja kuidas ja mõtlesin ka, et miks mitte siis, et see ei ole nagu siin juba paljud räägivad, et umbes ma teen Eesti korvpalli mainet alla või mida iganes siin. Miks mainet alla? Et sellised vanad mehed lähevad nüüd sinna noorte poiste sekka nii-öelda mängima, et see, kas tõesti ei ole siis kedagi paremat või midagi panna. Aga ma võtan seda natuke teise nurga alt ja mind nagu ei huvita need asjad, et üritan nagu individuaalselt läheneda selle asja, et kas ma saan hakkama, on esimene asi ja põnev on ka muidugi ja olla jälle selle nii-öelda suure korvpalli sees, sest Eestis ei ole, see on kõige kõrgem tase, et olla seal jälle nuusutada seda ja kuna ma olen Rocki korvpallikoolis on treener, siis loomulikult ma Taneliga rääkisin, et siuke värk on, et keegi peab ju lapse tunde vahepeal asendama, et see võib-olla tuleb kasuks mulle endale ja kõigile pärast tulevikus, mida ma saan teha. Kuidas platsi peal siis tunnen? No ma arvasingi, et nii raske on, jah. Et eks ta ikka on raske muidugi. Sellepärast, et ei ole ju treeninud nii järjepidevalt kogu aeg neid, see on rutiin ja sport on ju rutiin, distsipliin ja kui sind vahepeal ikkagi lastakse nagu vabaks, siis ega sa siis ei hakka ju ennast nii palju trimmima kui ikkagi nii-öelda omale. Aga on ju hea ikkagi mõnest noorest tüübist parem olla ja kiirem, täpsem? Ei, väga põnev on. Ma olen väga rahul, Tal on juba järgmise aasta leping tehtud. Ja, ei, kõik on. Muide, kumb parem korvpallur on, kas sina või sinu poeg Ger, kes praegu Ameerikas studeerib, eks ju? No seda ei saa nagu võrrelda selles mõttes, et ta ei ole veel korvpalluriks saanud. Ta praegu seal nõusutab korvpalli, et võib-olla on niimoodi, et 3 aasta pärast on kõik juba, ma loodan, et kõik läheb hästi. Te mõlemad olete Eesti korvpallilegendid selles mõttes, et te olete pikki aastaid mänginud meie koondises, aga te olete siit ka välja läinud Hollandisse, sa oled Hollandi meister, sa oled käinud Poolas, Saksamaal, Moskvas. Mis omadusi see korvpallis olemine kõige enam on nõudnud? Mis see maksab sellist karjääri teha tegelikult? Mis see maksab? Selles osas sa pead olema ikkagi valmis, kui me räägime piiri taga mängimisest või Eesti, mis on võrreldes erinevus piiri taga ja Eestis, et sa pead lihtsalt nahaalne olema, mis jääb väga paljudele, ka minule võib-olla jäi puudu just, et nagu läbilöögiks, et täielikuks, et sa pead olema hästi nahaalne väljaspool, et kodus on seda lihtsam teha, aga väljaspool paraku sa lähed uude keskkonda, sul on uued inimesed ümber. Kas see nahaalne nagu platsi peal või nahaalne on meile tingimusi küsida või nahaalne ei, just nahaalne platsi peal, et sa pead oma iseloomu muutma võib-olla, kui sa oled täitsa hea poiss muidu on ju, tavaelus on ju, siis väljakul paraku sa ei saa olla. Et kui me siin Kerrist tuli korra Kerri jutuks, siis ega mina sellist Kerri pole tegelikult väga näinud, milline ta täna seal nagu nii-öelda Ameerikas on. Et sellist iseloomujoont pole ma nagu... Puri ja nahaalne, jah? No ta läheb kuhugi, kuhu veel ei tea täpselt oma iseloomust, mulle tundub. Aga see on hea, et see on selle enesekindluse koht. Kas sina räägid praegu oma nahaalsusest ka veidikene nagu kahetsevas võtmes, et tegelikult kõik see, sa oled ka oma korvpalli, ma ei tea, imelaps või kuidas su kohta ka nagu öeldud on, et kõik need kohad, kuhu sa oleks võinud jõuda, sa ei jõudnud?
Jaa, selles mõttes, et seda ei maksa nagu varjata, et iga inimene saab kõike paremini teha, et tagantjärgi nüüd, kui sa vaatad karjäärile tagasi, siis absoluutselt iga aasta võid kuskilt midagi juurde keerata ja teeks võib-olla nagu teistmoodi. Mis vahe on Eestis mängida või piiri taga möllata? Minust, no selge kõige suurem vahe see on, et ma ei tea, kui mina olin nagu mängisin väljas, siis sa pidid iga trenn kogu aeg tõestama. Sa pead tõestama, et sa oled nii hea, et sa väärid seda kohta seal, et sa ei tee endale nagu häbi, siis sa mõtled ka selle peale, mis sul selja taga on, nii-öelda Eesti peale mõtled sa samamoodi, et sa lähed Eestist, lähed välja mängima, et sa ju nagu esindad nagu seda meie korvpalli ka. Leedu on oma taseme nii üles viinud, et keegi enam ei huvita. Ütled, et sa oled Leedust, aha, selge juba, see on juba nagu selline trademark nagu. Aga minu puhul oli küll see, et kõik trennid, minu arust need olid kõige hullemad mängud olid nagu pidupäev, et see treeningud olid, muidugi ma olen sattunud oma elus väga suurte nii-öelda hullude treenerite juurde ka, et kes on nagu väga nõudlikud, väga distsiplineeritud, tahavad, et kõik oleks väga distsiplineeritud. Ja ma olen palju öelnud välja ka, et minu jaoks on see tippsport, kui näiteks korvpall ka, see on nagu sõjaväekord. Et põhimõtteliselt sa oled nagu sõjaväes. Sa allud nagu kõik need asjad, pannakse selle päevakava kõik paika niimoodi, et kui sul on sellist iseloomu, et sa sellele nagu vastu pead, siis sa liigud edasi. Kui sa oled kõrvalt seda vaadanud või näed lapsi spordi tegemas, et kas sa seda vaimsust, kas sa tunned ära selle, et see soov või see ambitsioon nagu panna kõik välja on olemas? No, ma oskan öelda, et me praegu treenime, ütleme, esimene 3. klass, seal mõned on 4. klassi lapsed ka. See on veel natuke vara nagu näha seda, et kas seda on või ei ole. Mõnes sa näed, et tal silm särab ja ta tahab kõike paremini teha ja võid öelda. Aga ütleme nii, et ega väga rõõmustav see olukord ei ole. Et lapsed on teistsugused, kui ütleme siin 20-30 aastat tagasi ja midagi ei ole teha, sellepärast, et elu muutub. Ja võib-olla minu arust selline kõige, kuidas nüüd seda öelda, et on näha, et laps tuleb trenni ja samas ta võib järgmine päev mitte tulla. Nii kui tal tekib mingi raske moment, siis ta loobub nagu. Et pigem me ei saagi rääkida tegelikult, ütleme, me räägime kogu aeg lastest. Tegelikult me peame rääkima laste vanematest. Et iseenesest see, kas see laps seal trennis on või ei ole, see on põhimõtteliselt lapse vanem. Et kui me tahame lastele midagi selgeks teha, põhimõtteliselt me peame lapse vanematele selle selgeks tegema. Ja läbi lapse vanema, siis lapse vanem samamoodi suunab need lapsed siis treeningule. Nagu, siin on juhuseid. Ema helistab. Kas, ma nime ei hakka ütlema, oli trennis või ei olnud trennis, eks ju? Ma ütlesin, vist ei olnud. Ta ise ütles küll, et neil täna oli 2-tunnine trenn oli, eks ju. Pärast tuli välja, mis see lugu oli see, et laps oli kuskil üleval raamatukogus, istus arvutis 2 tundi, mängis rahulikult sellega läheb koju, ütleb, et meil oli 2-tunnine trenn. Esimese klassi lapsed või 2. klassi lapsed, meil on 45 minutit või maks tund aega peavad vastu need lapsed. Et kokkuvõttes on ikkagi see, et see lapse vanem on see, kes oma lapse suunab sinna. Ja kui lapse vanem suudab lapsele selgeks teha, et ei ole ka nii, et sa täna oled siin trennis, homme oled teises trennis, et sa proovi näiteks pool aastat ära, et kui on näha, et sul mingisugust isu selle treeningu vastu ei ole või treener ei suuda sinus, ma ei suuda ka lapsele nii mõlemaks seda trenni teha 1-2 korraga, eks ju. Et see peab nagu on väheke pikem protsess, et siis ikkagi läbi lapse vanemate minu arust käib kõik see asi praegu nendel vanustel. Te teete laste spordi abitsat. Miks see teema teie jaoks tähtis on? Miks teie ennast sellega sidunud olete? Ma arvan, et elu iseenesest 2019 pani meid mõtlema, kui me alustasime Rocki korvpalliklubiga laste treeningutega. Pidime me enda jaoks ju läbi mõtlema, et mida lastele seal lisaks korvpalli liigutustele ka õpetada või mis väärtused seal on. Mida siis on vaja õpetada lastele? Ma toon lihtsa näite. Kui näiteks sul laps tuleb koju, võib-olla tal trennis oli mingi negatiivne emotsioon, võib-olla olid seal mingid võistlused, asjad, nende võistkond näiteks kaotas. Ta tuleb koju, ta on veel endast väljas, ma olen neid pisaraid näinud küll seal trennis ka, ja ta tuleb, mis siis lapsevanem tegema peab? Kas ta peab ütlema, mida sa pillid, et see on kõigest mäng ja kõik see asi?
või ta peab ütlema, et ei ole midagi, et järgmine kord uuesti, et teised olid järelikult natuke paremad või noh, et see ongi selline, et ja kui sa oled nüüd see lapsevanem, kes võib-olla ei tee ööd ega mütsi veel spordist, mitte midagi ei tea, ei ole asjaga kursis, siis sa võtadki selle aabitsa, vaatad, mida me oleme selle kohta kirjutanud näiteks, et mismoodi selliste emotsioonidega hakkama saada. Sest need on olulised hetked, muidu võib laps jätta pooleli või jaa, absoluutselt. Kui sa lähedki ja ütled, et laps saab negatiivse emotsiooni, järgmine kord ta ei taha sinna minna, kuna seal võib kaotada, et siis nagu õigesti käituda. See on lihtsalt üks näide. Seal võib tuua toitumisnäiteid. Kui me olime, Tanel teab samamoodi, korvpallikoolis mängisime korvpalli, oli tollel ajal oli selline trend, et trenni ajal ei jooda. See oli nagu reegel. Mis asja? Te tahate jooma minna? Mis toimub? Mis me praegult nüüd vaatame? Kõigil on hea, et see joogipudel ei ole kaela riputatud samal ajal, kui ta trenni teeb, et iga moment nii kui saab, saaks juua. Ajad on muutunud, mõtted on muutunud. Mis mõtted? Füsioloogiliselt on tehtud selgeks, et ei tohi ju jätta janusse. Kui tihti seda peab tegema, see on jälle omaette küsimus. Näiteks, et mitu tundi varem enne trenni võiksid sa süüa või mitu tundi enne mängu võiksid süüa, et seal on nagu pinged on erinevad, on ju, et sellised näpunäited ja me tegelikult ei saa ka ära ju unustada selliseid väärtusteemasi, nagu meil hiljuti igasugused skandaalid siin ahistamisega ja teemaga, et mis treeneritel puudu on? Treenerid on kõik väga koolitatud või mida te treeneritel õpetada tahate? See võib olla nagu laiem teema, et kindlasti enne käisin teema läbi, et miks lapsed ei liigu, et tegelikult me peamegi lasteni jõudma võimalikult vara. See, kui me mõtleme, et laps läheb kuhugi korvpalli, jalgpallitrenni, linna peale laiali, ta ei lähe, tal on väga raske, et me peame tegelikult seda mõtteviisi muutma, et spordiklubidena minema koolidesse juba et lapsel oleks mugav see oma trenn koolis ära teha või kas või lasteaias, et sealt see pisik juba nagu nii-öelda natuke nakatada. Ja sellel tasemel tegelikult minu meelest ei ole vaja ülikvalifitseeritud kõrgel tasemel 4.-5. järgu treenereid. Tegelikult piisab selleks ka lapsevanemad teatud juhtudel isegi, kes oma kellele meeldib lastega tegeleda, kes on saanud esmateadmised võib-olla, aga me saaksime nii viisi nii-öelda seda treenerite või juhendajate seltskonda palju suuremaks. Et tegelikult ei ole Eestis treenereid, ei jagu igale poole. See ongi mure, et kui lapsed esimese klassi tunnid lõpevad 12:30 igal pool linnas, siis see üks treener saab minna ühte kohta, aga veel 10. kooli oleks vaja jõuda. Et tegelikult me peame seda nagu juhendajate kaasatust või seltskonda palju laiemaks viima. Oled sa oma lapsi treenides pannud tähele mingit õpitud abitust või olnud üllatunud, et appi, et ta ei oskagi seda? Ikka on imestad seda, et mõned lapsed jõuavad nii kaugele, ta on 3. klass, ta ei oska nagu visata, ütled, et viska nagu lumepalli, aga ei saa aru sellest, kuidas lumepalli saab visata. Et siis me hakkamegi õppima nii-öelda põhimõtteliselt ühe käega viskamist, et kuidas seda teha. Lapsed ei oska meil ju kiigu peale ronidagi, mitte oma lastest, aga sellised lihtsad asjad, mida tegelikult rääkimata sellest osaks hoogu teha, et ema ju kogu aeg lükkab seal mänguplatsil seda. Ma tahtsingi jõuda sinna, et sama see hoo tegemine on ju, et näita talle see nipp ette, kuidas tehakse on ju kiigul hoogu ja ta saab sellest aru, ta õpib, ta juba areneb on ju. Aga need on sellised ma arvan, me lapsevanematena ei oska kõike õpetada, et panemegi need sellised nipid kirja, on see nipiraamat võib-olla isegi see abitsa mõte, et sellised, lapsevanem vaatab, et ma õpetasin talle sellise asja, et näed, nüüd oskabki, et ta tunneb ka ennast panustajana juba. Kui kaugel laste spordiabitsa tegemine praegu on? Nii kaugel ongi, et kohe-kohe 6 aja pärast on meil Loovandjas projekt läbi. 2023 sügiseks, ma arvan, on see augustikuuks on see väljas. Südamete peal on nüüd küll kõvasti koputatud nii lastele kui treenerite kui laste vanematele. Aitäh, et te seda asja ajate ja palju edu ja jõudu spordiabitsaga. Aitäh, et te täna hommikul vaatasite.